Aitäh teile õhtust. Tõepoolest, ma olen pikaaegne riigiametnik, enamus aja sellest on ainult Justiitsministeeriumis ja tuleb tunnistada, et kui ma oma kolleegidega natukene põrgatasin mälu värskenduseks seda ideed, et ma tulen siia rääkima, et siis päris mitmed ütlesid mulle, et aga äkki sa valid mõne teise projekti, et siin sinu haldusalas tegelikult on olnud ka hullemaid läbikukkumisi. Et see ei ole tegelikult nüüd see kõige hullem neist, aga ma pean tunnistama, et see on üks teema, mis mul on väga südamelähedane olnud, kuna see oli väga ambitsioonikas, me üritasime Euroopas midagi praktilist ära teha, me lootsime, et sellest projektist tuleb midagi, mis Eesti majanduse pöörab kasvuteele ja me tõesti lootsime, et sellega on võimalik jõuda siis ka Euroopa viie rikkama riigi sekka. Aga projekti nimeks oli siis piiriülene digitaalallkirjade tunnustamine, aga selle projekti alguseks tuleb minna aastasse 2005, et kui justiitsministriks tuli selline aktiivne inimene, nagu oli Rein Lang. Ja Rein Lang läks ühele välismaa konverentsile ja sai sõbraks seal oma Portugali kolleegiga, kes tegi ettekande ja kiitles seal siis elektroonilise äriregistri Portugali lahendusega. Ja Rein Lang tuli tagasi Eestisse ja tavaliselt on niimoodi, et kui ministril teeb lubadusi, siis ta tavaliselt enne räägib ametnikega ja siis ametnikel on meil võimalus need nii-öelda täitmata lubadused välja rookida, aga Rein Lang seda ei teinud. Tuli Eestisse, tegi pressiteate, et Eestis saab olema samuti poole aasta pärast täpselt samasugune lahendus ja veel paremgi. Ja siis tõesti polnud enam midagi teha, et tuli see poole aastaga ära teha. Ja tuli parem kui Portugalil. Aga see on muidugi loo lõpp, et kuna meil tõesti oli Portugaliga väga hea side tekkinud, et siis me leidsime, et võiks tegelikult tekitada sellise esimese Euroopas toimiva piiriülese lahenduse, kus siis Eesti ettevõtja saaks minna Portugali äri tegema ja Portugali ettevõtja tule Eestisse äri tegema. Ja sealt see projekt siis niimoodi pihta hakkaski. Kui projekt valmis sai, siis tegelikult me mõtlesime ka, et uuenduslikult, et võiks teha natukene ka promo ja seda projekti müüa. Ja seda võiks müüa siis Euroopa Komisjonis, kuna Portugali ministri siis hea sõber oli tolleaegne komisjoni president Barroso, siis muidugi kõik uksed olid meil avatud ja me tõesti tegime ka väikse videofilmi ja seda videofilmi me käisime erinevates Euroopa Komisjoni kohtumistel ka näitamas. Ja siin on siis tehtud ka mõned sellised väljavõtted, screenshotid sellest videofilmist. Ja nagu näha, et siis seal vasakul pool olen mina 10 aastat tagasi, taustaks on sombune Eesti sügisilm ja paremal pool on siis Portugali minu kolleeg, taustaks on Portugali ilus päikseline rannik. Et juba see tegelikult ei saanud ju midagi head tähendada. Aga tegime ka siis väikse multifilmi, kus me täpselt samamoodi üritasime rääkida sellest, et kui kasulik on meie lahendus, sellepärast, et kui me Tallinnas kusagil joome veini ja avastame, et Portugali veini ei ole, me saame teha kohe ettevõtte ja hakata Portugalist veini eksportima. See oli see tegevus, mida me siis selle asja promomiseks tegime. Nüüd te küsite, et kus siin on läbikukkumine. Tõsi on see, et tegelikult tehnilises mõttes see projekt sai ära tehtud. Aga ta siiski ei saavutanud oma eesmärki, et ta tegelikult ei pööranud Eesti majanduskasvuteele ja me tõesti pole jõudnud siiamaani ka siis 5 rikkama riigi sekka. Aga tõsi on see, et nii nagu paljudki startupid, siis tegelikult startupid samamoodi, et nad tehniliselt tegelikult oma projekti teevad ära. Aga lihtsalt nad ei suuda klientide selgeks teha, et see on hea asi ja nad ei suuda seda maha müüa ja oma eesmärke saavutada. Nii et selles mõttes võiks öelda, et projekt on ikkagi läbikukkumine, et oma eesmärkide saavutanud ei ole. Aga iseenesest teenus töötab, et nagu näha, et siis Portugali tarbijad on ära kukkunud tagant, samas aasta tagasi lisandunud lätlased tegelikult on teatud käivet siia tekitamas. Mis ma tahan öelda on see, et see projekt tõepoolest on natukene sarnane siis täna käimasoleva e-residentsuse projektiga. Seal on küll väiksed erinevused, et kui meie sihtisime Euroopat, siis e-residentsus sihtis kogu maailma globaalselt, nii et sellised väiksed erinevused. Aga lisaks on ka muidugi see, et ka e-residentsus müüdi startupi projekti taha, et ma tegelikult olen tuvastanud, et ka avaliku sektori projektide puhul tegelikult põhjused, miks nad läbi kukuvad,
on tihtipeale startupi projektide läbikukkumise põhjustega sarnased. Siin on üks uuring, et mis on põhilised startupi läbikukkumise põhjused. Et 3 esimest, et tegelikult seda toodet ei vajata, teine on, et raha saab otsa ja 3. on see, et ei aetud kokku õiget meeskonda. Ja natuke rääkides nüüd siis meie enda projektist, et tõepoolest, et kui mõelda selle peale, et kui palju ikkagi on need Portugali ettevõtted, kes tahavad Eestis äri teha, et neid ei ole väga palju ja neid, kes eestlasi, kes tahavad Portugalis äri teha, ka ei ole väga palju. Seda näitab ka meie ekspordi käibe osakaal. Et tuleb tunnistada, et me mõtlesime ka, et üritame soomlastega seda koostööd teha, aga soomlaste poolt lihtsalt ei olnud selleks huvi ja seetõttu see, kus tegelikult võiks mingi äriline huvi olla, et seal see projekt sellisene bilateraalne ka tegelikult ei käivitanud. Et teine põhjus, et raha saab otsa, et meil võiks öelda, et avalikus sektoris ka, nagu ka mujal, ikkagi projektid ületavad eelarvet tihtipeale, kui tihedamini juhtub pigem see, et eelarve jääb üldse planeerimata. Ja selles suhtes, kui võtta, et tegelikult meil oli vaja teenust mitte ainult seda, et autentida Portugali ettevõtjad, vaid see, et ta tuleb siia ja saab siis tõesti distantsilt ka oma äri teha, et siis tegelikult selle teenuste paketi jaoks, mida oli vaja, Maksuamet ja samuti ka pangad näiteks, et selle jaoks tegelikult meil arenduseelarvet üldse planeeritud ei olnud. Et selles mõttes võiks öelda, et raha tegelikult ei saanud otsa saada, sellepärast seda raha tegelikult mitte kunagi ka polnud seal. Ja 3. läbikukkumise põhjus on siis, et ei olnud õiget tiimi. Et see on jällegi natukene selline suhteline, et tegelikult see tiim, kes seda projekti Justiitsministeeriumi poolt tegi, et oli suurepärane, et seal olid väga toredad inimesed, et üks inimene tegelikult hiljem läks tööle Euroopa Komisjoni ja aitas seal kirjutada ka siis digitaalallkirjad Euroopa regulatsiooni, nii et see mõju tegelikult kaudsemalt on isegi suurem. Aga probleem on selles, et me ei suutnud mobiliseerida siis teiste agentuuride või teiste ministeeriumide ja asutuste meeskondi selleks, et nad samuti tuleks meie selle projekti jaoks tööle. Ja seepärast tegelikult ei tekkinud ka sinna juurde sellist teenuste paketti, mida tegelikult ettevõtjad distantsilt äri tegemiseks vajaksid. Ja selles suhtes on muidugi e-residents olnud oluliselt edukam, et nad on suutnud seda meeskonda palju rohkem mobiliseerida, nad on suutnud siia ka erasektori taha tõmmata, kuigi tegelikult võib öelda, et esimene distantsilt pangakonto avamise lahenduse ei teinud ära mitte Eesti ettevõtted, vaid hoopis Soome ettevõtja Holvi. Nii et selles mõttes võiks öelda, et ka Eesti erasektori siin, ütleme, sellist kiiruse ja kiilsuse mõttes arenguruumi on. Ja veel üks läbikukkumise põhjus, et mida meil jaoks eraldi slaidi ei ole, et aga mainin see lihtsalt ära, on halb võimekus teha marketingi ja kommunikeerida. Et kui mõelda, et ametkondlikus keelepruugis piiriülene digitaalne allkirjade tunnustamine, et see tegelikult on nagu selline pikk ja ametkondlik ja tegelikult korrektne lause, aga tegelikult ta nagu ei väljenda ära seda põhjust, et miks me seda projekti teeme, et mis on see väärtuspakkumine. Et e-residentsus selles mõttes on juba palju arusaadavam, eriti kui lisad juurde sinna, et 20 miljonit e-eestlast aastast 2025, et see tegelikult kõlab juba nagu täitsa nagu sükse müügijutuna. Ja tõepoolest, et me ei oska tihtipeale neid oma asju ära müüa, et kui ma mõtlen, et ja just müüa mitte isegi kodanikule, vaid otsustajatele, et selles valguses, kui ma mõtlen, et mis oli võib-olla see kõige suurem läbikukkumine, siis tegelikult oligi see, et me ei suutnud seda projekti maha müüa oma teistele kolleegidele teistes ministeeriumides, et nad tegelikult tuleksid tiimina kaasa ja aitaks selle projekti viia siis sellise tulemuseni, mis tõesti oleks Euroopas ka märgi maha jätnud. Aga selleks ka kõik, et tänan tähelepanu eest ja kui on küsimusi, et vastan hea meelega. Aitäh! Suur aitäh, Margus! Kui levinud on üldse selline praktika, et avalikus sektoris vaadatakse süvitsi sisse ebaõnnestumise põhjustesse? See ei ole, ülilevinud, sellepärast, et ega vigale tunnistamine üldse, et ma täna siin ka päevaotsal osalenud ja siin ka hommikustes sessioonides oli tihti kostis läbi, et pigem see avalikus sektoris on probleem, et ei julgeta neid vigu tunnistada ja seda ka ei soodustada, et pigem nagu otsitakse ikkagi süüdlasi. Nii et selles mõttes ei ole see nagu tavaline, aga ma saan aru, et siin
erinevates formaatides ikkagi üritatakse seda nagu paremini teha, et ma arvan, et siin kõvasti nagu arenguruumi. Aga pigem seda nagu kommet ei ole. Okei, aga lootust on? Lootust on, jah. Olgu. On tekkinud mõni küsimus Margusele? Kristjan Kolda mina ja küsiks niipidi, et mille pärast üldse hakati Portugaliga nagu tegelema, et kas avaliku sektori poole pealt oli ka tunnetust, et sellise lahenduse järgi oleks turul vajadus ja milles see valik, et nagu kuulates tundub, et Portugaliga oli võimalus, aga võib-olla mõningate teiste riikidega oleks koostöö olnud nagu tulemuslikum? See õige, et see oligi nii, et ütleme, koostööd on võimalik teha siis, kui sul on koostööst huvitatud partner ja Portugali näol see partner nagu oli olemas. See oli väga lihtne põhjus, et see, kas on vajadus, see tegelikult oli natukene usu küsimus, et me uskusime, et on vajadust, aga tegelikult seda on väga raske nagu ette ennustada, et kui palju siis tegelikult tuleks kliente taha sellisele teenusele, ja see oli täpselt selline proovimise küsimus. Aga teine põhjus oli ka see, et meil oligi vaja selleks esimeseks tulemuse saamiseks vaja vähemalt ühte riiki. Et me tegelikult eelasime, et me suudame energieerida või ütleme siis aktiivsemaks muuta ka komisjoni läbi selle näidata, et tegelikult see on võimalik ja et tulevad juurde ka teised liikmesriigid ja läbi selle me jõuame tegelikult lõpuks riikideni, kellega meil võiks olla ka rohkem vajadust. Et see oli ka nagu selline esimese piloodi moodi katsetus, mida oli hea teha Portugali, kellel oli huvi. Minu kord on vist järgmine, et mu nimi on Kristjan ja ma tahaks tegelikult kiita seda e-residentsuse programmi, aga sa tõid ennem välja panganduse ja toongi praktilise näite, et miks e-residentsuse programm on selline olnud mõningal määral läbikukkumine on see, et pangad ja riik käivad erinevat jalga ja mis puudutab seda distantsilt äri ajamist, siis praegu see finantsseaduste järgi ei ole see võimalik. Kuna ütleme need välismaa residendid näiteks a la Portugalist või kus iganes, nad peavad tulema füüsiliselt Eestisse ja pangad ei usalda seda a la Skype'i teel konto avamist, mida küll Eesti klientidele pakutakse, aga välismaa klientidele ei ole see võimalik e-residentsuse programmi kaudu. Ehk siis seal tekivadki need käärid, et ettevõtted näevad ühtemoodi ja riik näeb teistmoodi. Kuigi idee iseenesest on ju hea ja keegi ei kahtle selles. Aga pigem ongi see, et seadused takistavad e-residentsuse programmi Eestis. Jah, et aga ma lihtsalt tahan kindel olla, et te saite aru, et see, millest mina rääkisin, ei olnud iseenesest e-residentsuse programm, vaid see oli programm, mis 10 aastat tagasi algatati enne e-residentsus, mis mitte kunagi ei saavutanud täpselt samamoodi mõju, nagu e-residentsus saavutas. Aga mis puudutab seda finantsteenused, et siis nagu ma ütlesin ka, et tegelikult alates vist maikuust sel aastal on võimalus ikkagi ka e-residentil avada distantsilt konto. Küll tõsi on see, et mitte Eesti Pangas, vaid siis Soome fintech kompaniis Holvi. Et põhimõtteliselt tegelikult see asi on tänaseks võimalik, aga mitte küll Eesti pankade poolt. Me loodame, et Eesti pangad tulevad sinna juurde muidugi. Okei. On veel mõni küsimus? Jaa, tere, mina olen Maarja-Leena ja ma sooviks küsida, et kui palju need e-residendi inimesed õppisid selle programmi nendest õppetükkidest enne, kui nemad lansseerisid e-residentsuse? Ma tegelikult täpselt ei tea seda, et mulle meeldiks alati muidugi mõelda, et me olime esimesed ja nemad teised, aga selles mõttes ma pigem ei tahaks nagu seda järeldust siin teha, et ma näen siin pigem seda, et nad lihtsalt suutsid seda asja teha paremini, aga mitte sellepärast, et nad õppisid meie vigadest, vaid sellepärast, et nad lihtsalt olid võib-olla kogenumad ja selle asja kuidagi paremini läbi mõelnud, et nad olid tõenäoliselt teadlikud, aga ma ei näe, et seal eelnes nagu mingisugust erilist vigade sellist analüüsi. Jah, tervist, Märt-Martin Arengu on minu nimi. Ma küsiksin riigiametniku vastutuse kohta, et kui me siin just rääkisime, et on hästi tähtis, et riigiametnikud julgeksid vahest ka riskida, siis ma küsiks selle teise poole kohta, et kui nagu erasektoris töötaja vastutus versus riigiametniku vastutus, et kas see peaks olema samasugune, on siin mingisuguseid erisusi, et
küsiks teie kommentaari. Et ega vastutusel on ka erinevaid selliseid viise, et on nagu distsiplinaarkaristused, ametist lahkumised, on võimalik kahjud sisse nõuda. Et tegelikult ma ütleks, et ega need mehhanismid selles mõttes ei erine, et võib-olla kus tulevad praktikad erinevad sisse, on nende nii-öelda kohaldamise määrad, aga ma arvan, et see keskkond iseenesest on sama. Et lihtsalt küsimus on selles, et kas me neid kasutame. Et kas seda peaks kasutama, et ma arvan, et see on ka nii-öelda väga juhtumipõhine, et lõppude lõpuks ma kujutan ette, et kui inimene tegi mingisuguse vea kas pahatahtlikkusest või tegelikult puhtast rumalusest, et see on ikkagi nagu üks juhtum, kui ta tegi seda, ütleme nii-öelda tõesti võttes ambitsioonika ülesande, mida keegi teine poleks olnud nõus võtma, andes ennast, ma ei tea, 110%, pistes rinda vastutöötamise ja nii edasi, et ma ütleks, et sellisel juhtumil me võiksime rääkida sellest, et ta tegelikult ei vääri karistust, vaid pigem vääriks kiitust. Nii et see on väga süke, ma arvan, juhtumipõhine. Aitäh, minu nimi on Juhani Lämmik. Mul on selle sama teema jätku küsimus, et sa mainisid algselt, et idee tuli ministrilt, ehk siis korraldus anti nii-öelda ministeeriumi kõrgemalt juhilt. Et milline on ametniku võimalus sellises situatsioonis öelda, et see projekt A ei ole mõistlik või seda ei ole võimalik täita selle puuduva eelarve ja väga vähese ajaga ja mis on siis sellisel juhul selline õige käitumine, et kas sellest on võimalik nii-öelda välja tulla nõnda, et minister saab aru ja ametnik on täitnud nii-öelda oma kohustuse ministrit informeerida kõigist võimalikest riskidest ja tagajärgedest. Ja lõpuks tagasi tulles vastutuse juurde, et kas see on sel juhul ka minister, kes peaks siis võtma vastutuse läbikukkunud projekti eest või kui ametnik tuli kaasa selle ideega, siis tegelikult on see juba nii-öelda tema vastutus. Aitäh. Ma tunnen, et armas Juhani lihtsalt, et oleks kõigil selgeks, et tegemist on minu naabri ja hea sõbraga, kes on tulnud siia mind kiusama, aga tegelikult sa vastasid seal oma küsimusele ära, et loomulikult, et on ametnikul võimalus kõiki riske ette tuua, öelda, et seda pole võimalik teha, et on võimalik öelda, et tegemist on ebaseadusliku otsusega, paluda, et minister allkirjastaks dokumendi kirjalikult selle käsu ja nii edasi, et kõik see nagu on võimalik, aga tegelikult elus loomulikult see nii ei käi, et juba põhjusel, et kui rääkida projekti läbikukkumisest, siis ega minister tegelikult ei ole huvitatud, et projekt läbi kukuks, millest hiljem võiks saada tema selline poliitiline kirstunael. Nii et selles suhtes ma ütleks, et ega ma nagu ise ei ole väga tihti näinud selliseid juhtumeid, kus minister käseks rakendada sellise hukatusliku projekti, et selline enesekontroll töötab pigem nagu teisi kanaleid pidi kui see, et mis on nagu õiguslikud vahendid selleks.